Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere päevast, head Postimehe vaatajad! Nagu näete, valitseb Pressisektori stuudios täna tühjus. Pole ei Jarmo Jagomäge minu vasakul ega Karl Juhkamit minu paremal käel, sellepärast et mõlemad mehed on tööl. Tööl välismaal, üks Norras, teine Hollandis, üks suusatamise, teine kergejõustiku tiitlivõistlustel. Nii et Pressisektori tänast saadet teeme tõelise rahvusvahelise maiguga. Meil on loodud otsesillad nii Trondheimi kui ka Apeldoorni, kust Karl ja Jarmo vahendavad meile kohapealseid muljeid, mõtteid. Saade keskendubki Trondheimi maailmameistrivõistlustele ja kergejõustiku sise-Euroopa meistrivõistlustele Apeldoornis. Pressisektor alustab, head vaatamist! Ja tere tulemast Trondheimi, kallid Pressisektori vaatajad ja kuulajad. Oleme loonud siin telesilla nii Trondheimis viibiva Karl Juhkami kui ka Apeldoornis viibiva Jarmo Jagomäega ning saate esimeses pooles käsitleme kõike seda, mis Trondheimis viimase nädala jooksul on juhtunud ja mis äkki veel ka järgmiste päevade jooksul juhtuma hakkab. Karl, kus on medal? Medalid on Norra käes. Norra meeste ja Rootsi naiste on vist kõige õigem öelda, sellepärast et neid tegelikult ju jagatakse ja võitjad on kas just ette teada, aga siiski need nimed, keda me ootasime. Eesti medal, olgem ausad, kes seda tegelikult lootis? Ehk siis selles mõttes on ju kõik kontrolli all võib olla või vanaviisi? Veits provotseeriv küsimus see minu poolt muidugi oli, aga asi, mis... Tuleme eestlaste esituste juurde veidikene hiljem, aga asi, mis on hakanud läbi terve nädala silma neid võistlusi vaadates, on ikkagi see festivali meeleolu. Et kirjelda natukene seda, kuidas selle kõige keskel viibida on ja kas ajakirjanikule läheb see ka hinge või oled sa selline kalk ja külm tegelane, kes lihtsalt paneb kõik kirja, mida talle räägitakse ja tundeid sul ei olegi? Ei, tunded on olemas ja siin tunnete möllus need kindlasti ka võimenduvad, sellepärast et kui sul on ametlike kirjade järgi, siis see Trondheimi suusastaadionile või Granesundi suusastaadionile püstitatud peatribüün mahutab äkki 12 000 inimest. Ja arvestades seda, et meil on siin nädal aega alla tulnud taevast kõike muud kui lund ja me oleme ligemärjad olnud juba esimesest sammust, kui me õue astume, siis seal peastaadionil tühja kohta lihtsalt ei ole olnud. See on välja müüdud, ehk siis suusastaadion ainuüksi on juba meil 12–15 000, kui sa võtad rajaäärsed ollused ka kaasa. Ja siis kui sa rada mööda veel liikuma hakkad, siis laupäeval, kui meil ka seda väga suurt paduvihma veel ei olnud, siis siin räägiti ikkagi sellest, et kokku on 40 000 inimest siin. Ehk siis, ütleme nii, et Otepää MK-etapp on tubli, aga võrreldes sellega siin on see ikkagi laste ja liivakast. Ehk siis see on nagu enne olematu, mis siin toimub ja mis on vajagi rõhutada on see, et norralaste jaoks ongi see pidu. Jah, nad vaatavad ka seda suusatajat, nad oskavad seda panust hinnata, nad oskavad talle kaasa elada, lehmakella kõlistada ja kõike veel, aga tegelikult tullakse siia välja. Perega süüakse pirukat, istutakse lõkke ääres, grillitakse juustu, vorsti, kes on juba perefaasist välja kasvanud või veel pole sinna jõudnud, tullakse oma semudega, pannakse teravad, tehakse kõiki neid sigareti suitsavaid asju, mida on vaja teha. Ehk siis see on ikkagi nagu meeleolu ja tümm käib kogu aeg. Ma tahtnud seda kindlasti küsida, et kas vastab tõele see osade, vist oli meessuusatajate kurtmine, et vahepeal sõitsid nagu ööklubis, et lõhnad, mis raja äärest tulid pealtvaatajate nokast, olid sedavõrd teravad? Eks ma arvan, et siin igaüks oskab natukene võimendada, aga selles suhtes, et ikkagi kivinuki pealt püro on lastud ja ilmselt seal mingit sigaretitossu võib sulle õigel hetkel ka näkku puhuda, aga see käib kõik asja juurde, sest olge ausad, enamik kohtades sellist asja lihtsalt ei kohta, enamik paikades ja Norra mehed eesotsas siin Kläbo ja Erik Vannesega on täpselt samamoodi, et sellist asja nema silmad ikkagi näinud väga ei ole. Ma tean juba ette praegu, või mitte ette, või ma tean kindlasti päris mitut Eesti jalgpallifänni, kes selle peale kuuldes, et pürot saab teha suusavõistlustel, ma ütlen, et see on üks väga õige asi. Jarmo, kuidas, Hollandis oled sa alles teist päeva, aga ikkagi, kuidas sulle see Trondheim seni on paistnud, mis mõtteid te kekitanud? Trondheimist räägime või Apeldoornist praegu? Trondheimist. Ja, mulle on jätnud siukse mulje, et on väga vesine ja vastik seal olla, aga kui ma kuulan neid Karli jutte, siis tundub, et kõik on hoopis vastupidi, et ma olen jälginud täitsa omajagu võistlusi. Eile vaatasin näiteks seda paarisprinti suure huviga, mis välja reklaamiti ja tegelikult
tegelikult need võistlused on olnud ju põnevad, võtame need suusavahetusega sõidu lõpud, üldse väga tihedad lõpud, et mulle on jätnud nii Tallinnast hea mulje Trondheim võistluste osas kui ka siit Appeltornist natuke piiludes. Ja tõesti, suusatamise murdmaasuusavõistlused, no mõlemad suusavahetusega sõidud, sprindid niikuinii, paari sprint, aga tegelikult isegi ka eraldi stardid olid ju, sekundite mäng oli seal väga-väga palju, see, kus Therese Johaug jäi kuldmedalist ilma jälle, et seda oli väga dramaatiline vaadata, et see on tippsport oma parimas mahlas. Kui me siin Therese Johaugi selle napi välja medalita või kuldmedalite jäämise välja tõime, siis see ohe, mis toimus, ütleme siis seal suusavahetusega sõidus, kus Varba Küüs piltlikult öeldes ta ju kuldmedalist ilma jättis, see ohe, seda ei ole võimal. See oli kõrvu lukustav selles mõttes, et see tuli nii südame põhjast ja nii kopsu põhjast nende 10 000 norralaste poolt üldse olla sai. Alguses ju kõik ootasid, äkki ikkagi vedas. Ja siis, kui lõpuks see fotofiniši kaader sinna staadioni ekraanile manati, sa issanda jumal küll, endal hakkas ka kahju. Aga see ohe on olnud ka Eestis, ma olen ise seda kuulnud ja kogenud. 2006. aastal Otepää maailmakarika etapil Kristiina Šmigun kaotas esikoha Hilde G. Pedersenile. No, ma nüüd täpselt ajavahemikku ei mäleta, kas see oli veidikene alla sekundi või sekundiga. Ka umbes jalasirutuse jagu eraldi start oli ja siis see kurat, mis käis läbi Otepää suusastaadioni üheskoos, see oli ikkagi võimas, see oli täiesti tunnetatav ja täiesti loomulik reaktsioon, tõsi, siis veidikene rohkem kui 6 aega hiljem Kristiina Šmigun võitis Torino olümpiamängudel 2 kuldmedalit ja siis oli rõõmu palju-palju rohkem. Aga liigume Eesti sportlaste esituste juurde. Mina võtaksin senise MM-i Eesti vaatevinklist kokku niimoodi, et on olnud üks selge õnnestumine, Mariel Merli Pulles, on olnud üks väga selge ebaõnnestumine, mis oli Kristjan Ilvese sooritus normaalmäe võistlusel ja ülejäänud liigituvad kõik sinna kategooriasse okei, mõni on rohkem okei, mõni vähem okei, aga suures plaanis kõik muu on selline ühtlane, tasapaks, mitte selle sõna halvas mõttes. Vaidled vastu, oled nõus? Ma ütleks, et sa võtsid kõik väga hästi kokku, võime edasi liikuda. Aga nali naljaks, et tõesti, Mariel Merli Pulles 21. koht on tore. Ma tahaks just rõhutada, et see ei ole üllatus. Et tegelikult, kes on jälginud mängu pikemas ajas, seda oli oodata, teatud märgud oli tõhus, aga muidugi alati tuleb ka asi soorituseks vormistada, et midagi paberi peal välja ei jagata. Ülejäänu osas on selline, et ütleme nii, et on asju, mille puhul tahaks nuriseda. Näiteks see, et Henri Roost pidi minema esimesena rajale. Kui palju me tegelikult sellest võimekusest teada saime klassikasõidus, kui ta seal lumesahka mängis. Martin Himma, kelle puhul haigus on ikkagi selgelt vajutanud pitseri esimestele startidele. Mees ütles ise ka, et tiimsprindis nüüd oli esimest korda tunne, et nüüd võiks suusatada. Et enne seda suusavahetusega sõidus võttis ennast maha individuaalsprindist, polnud meest ollagi selles suhtes, et oli iseenda hale vari, et on sellised ka nagu väliseid muutujaid, mis natukene pitseri vajutavad. Aga jah, kõige kurvem asi ikkagi on see, mis toimub Kristjan Ilvesega ja mis veel kurvem on see, et tõotab kurvemaks minna. Pead silmas treeninghüppeid? Pean silmas treeninghüppeid, et suurema treeninghüpped olid, see oli nüüd ka see päev, kus siin esimest korda nüüd see vihm asendus lumega ja need lumelärsakad olid umbes nii suured ilma naljata, et korralikult võtsid selle hooraja niigi kinni ja kui sul enne juba kiirust ei olnud, siis sul oli seda nüüd hoovõturajal veel vähem, et ütleme, et need 106,5 meetrised hüpped, mis seal esimeses treeninguvoorus tulid 138 meetri mäel. Need on natuke sellest kinni, aga päev hiljem 117 meetrit ei ole ka see, millega ikkagi ma tahaks isegi öelda, et normaalme tulemust üle sõita. Aga millest see küsimus siis seal hoovõtus nüüd on, et kas sellel on ka nüüd jälile saadud, et miks see nüüd ära läks käest kiirus? Kui vaid oleks, piltlikult öeldes, ma nüüd natuke parafraseerin ja võib-olla omistan Kristjanile mõtteid, mida ta tegelikult võib-olla nii ei pole mõelnud, aga nii palju kui on aru saanud, on siis see, et kui aastaga pole nagu pihta saadud, mis ikkagi valesti on, siis nüüd proovime nagu kõike. Ja nüüd selle kõige proovimisega on siis jackpot käes selles suhtes, et
nagu ikka häda ja härja kaevu ja praegu siis lihtsalt üritatakse midagi leida, aga reaalselt nagu põhjendust, et umbes, ma ei tea, istenurk oli liiga sügav või hakkasid äratõuget sooritama liiga vara ja mis iganes, sellised asju ikkagi nagu välja tuua ei osata praegu kohe, et kuhu see koer tegelikult on maetud. Tegelikult on ilmselt seal tegemist asjaga, mida tippspordis aeg-ajalt ikka kohtab, et on selline kapitaalne kokkukukkumine. Et on hakanud ühest otsast logisema, sellest on tekkinud järgmine mure ning nüüd on käes nende kõikide koosmõju, mida nägimegi selle normaalme võistluse 20. kohaga. Et oleme ausad, kui Otepää maailmakarika etapil oli Kristjan Ilvese võistlustest võimalik veel 11 positiivset teatud tingimustel ju leida või välja noppida, siis nüüd sellel eelmisel laupäeva võistlusel ei olnud mitte midagi. Ikkagi mitte midagi. Ja nagu sa ütled, et nüüd ülehomsel võistlusel võib minna sama õnnetult. Ma liiguksin nüüd sellest MM-i kontekstist. See MM on Ilvese jaoks, ilmselt on ju untsu minemas. Okei, sa välistad laupäeval mingi ime juhtub, aga enamasti tippspordis imesid ei juhtu. Et liigume sellest MM-ist natukene kaugemale, vaatame seda, et meil on aasta aja pärast Milano Cortina taliolümpiamängud tulemas. Ja kuivõrd suur probleem on see praegune madalseis aasta pärast olümpiamänge silmas pidades, siis üldiselt loogika ütleb, et see ei ole mingi väike mure, see ei ole mingi asi, mille võib kindel olla, et suvega tehakse asi korda. Sellepärast, et on ju ka nii suusahüppe maailmast kui kahevõistluse maailmast näiteid küll, kus seda hüpet ei saada aastaga korda, vaid aeg-ajalt on ta kadunud hoopis pikemat aega. See oht on olemas, aga jätkuvalt ma taandun selle sama trummi juurde, mida ma siin juba varem tagunud olen, et vähemalt on see mure sedapidi, et me peame otsima hüpet. Mitte see, et nüüd suvega on järsku vaja räme suusapõhi alla laduda, sest seda ei ole niikuinii võimalik teha. Hüpetega vähemalt eksisteerib see lootus, et see tuleb tagasi. Sest kui 12 kuud tagasi, mis praegu ei isegi 12 kuud tagasi minema, eelmisel suvel Ilves tegelikult lendas ja siis tuli see ära kukkumine. Ehk siis seal Norras ikkagi osatakse asju teha tallispordi mõttes, olgu ausad, know-how või oskusteave, austades eesti keelt, on seal väga hea, et selles mõttes see lootus on olemas, aga peab ikkagi möönma arvestades, kui pikalt see mure on kestnud, siis see on ikkagi rohkem kui mure, see on juba ikkagi probleem. Kas teemat vahetades? Jarmo, ole hea, võta. Ja, ma tahtsin veel lisada lihtsalt, et on selline ehe näide seal tippspordi kõige teravama piiri peal, et kui sa üritad nagu mingit sammu kuskilt nagu edasi teha, siis sa kuskilt hakkad ilmselt kompenseerima. Võib-olla on see lagi või lae piir juba kätte tulemas, et siis sellised asjad võivad juhtuda, et sa ühe nii-öelda külje parandamise rikud teise täielikult ära ja lõpuks ongi koos kobarkäkk, nagu sa Ott enam-vähem ütlesid ka, aga ma tahaks sellega üle täpsustada, et teile mõlemale küsimus, et siin on seda juttu kuuldanud, et kui Ilves nüüd siin ka tulemust ei tee suurel mäel, et äkki teeb sellest DOKP kategooria toetusest ilma, et mis seis täpselt sellega on, kas selle kohta on teil mingid teadmisi? Ja sellega on väga lihtne, et see sõltub ju otseselt tulemusest ja tulemus kehtib selles süsteemis 2 aastat. Ilves eelmine tulemus maailmameistrivõistlustel on pärit 2023. aastast. Ehk et idee poolest küll, kui ta suurel mäel 8 parema sekka ei jõua, siis puht paberil olevate reeglite järgi jääb ta EOKB kategooria toetusest ilma. Ütleme nii, et eks näis, kas seal tehakse mingeid erandeid, aga ma arvan, et ilmselt midagi tehakse sellepärast, et on objektiivseid põhjuseid eeldada, et Kristjan Ilves ikkagi on Eesti üks medali variante järgmise aasta olümpiamängudel, aga ma usun, et kindlasti ei tehta neid erandeid täies mahus. Ehk et see täies mahus, see B-kategooria, kui ta 8 hulka ei tule, ma ei usu, et seda alles jääb, sellepärast, et säärast pretsedenti pigem, ma eeldan, Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjon seada ei soovi. Need pretsedenti tegelikult natukene on tehtud, aga need on olnud sellised lühikesed paari kuu kontekst. Maicel Uibo tuleb kohe pähe, Niina-Petter Röökinaga tehki siin vist väike erand, et natukene on nagu nihutatud neid piire, aga nagu kindlasti mitte nii suures määras, kui praegu me Ilvese puhul tahaks, eeldaks või oletaks. Et tegelikult normaalmäe eel sai uuritud asjapulkadest, mitte nüüd Ilveselt endalt, et mis need skeemid on, kui tõesti ei lähe halvasti. Tol hetkel me ei teadnud, et selline krahv võib vastu tulla. Ja siis öeldi, et pigem oldakse nagu seda meelt, et see erand võiks tulla, aga jätkuvalt midagi pole kindlat enne, kui see on kindel, sellepärast, et kas ju vastava komisjoni teinud tippspordikomisjon on ju läbi käinud muudatuse presidendi vahetuse all, et seal on ka natuke teistsugused inimesed, et pole praegu see sama kollektiiv, kes siin Erich Teigamägi otsustusel
ja taktikepi all nii-öelda asju otsustas. Praegu vist Gerd Kanter peaks olema selle juht, et sporti Gerd Kanter ja kompanii kindlasti jagab, aga küsimus ongi see, et kui paindlikult nad tahavad või saavad nende reeglite painutamisel olla. Karl, üks küsimus veel MM-iga seoses. Kuivõrd elus on Eesti murdmaa suusatamine? Elus ja isegi mitte selles faasis, et me hingitseme, vaid me ikkagi täiesti siin oleme olemas. Tõsi, Martin Himma tegi eile hea nalja, kui ta ütles, et kui küsisime, et kus hotellis nad ööbivad, kas samas kus Norra koondis, siis ta vastas, et ei, meid hoitakse ikkagi arengumaade juures. Viidates sellele, et on siis nii-öelda teiste riikide hotelli olemas. Aga tegelikult pole asi üldse nii lootusetu, et kui me siin vaatamegi, et tiimsprindis 12. koht, 16. koht, muidugi tahaks, et Hiinadest ja Hispaaniatest võiks eespool olla, sest et tavainimene mõtleb selle peale, et kuidas Hispaania saab meist olla parem suusataja. Kes aga päriselt asja jälginud on, siis Hispaania mehed ongi regulaarselt top 30, mida meie kohta, Alevi kohta võib-olla saab öelda, aga teiste puhul ikkagi nii regulaarselt mitte. Ehk siis me sõidame täpselt seda sõitu või võitleme seda võitlust, mis meile on antud võidelda ja tegelikult tuleviku mõttes ma ütleks, et siia saab ehitada. Kas me nüüd medaleid ehitame, see on omaette küsimus, aga kõikide teiste riikidel on ka tõuse ja mõõnu. Ja kui pressisektori vaataja kuulaja on tähelepanelikult lugenud Postimeest, siis on ta pannud tähele, et reporter Juhkami on Trondheimist üles otsinud iga viimse kui eestlase, kes vähegi kuidagi on seotud Trondheimi maailmameistrivõistlustega ja tegelikult tõele au andes neid on seal oma jagu, et kui Susanne Tahk töötab suusahüpete võistlustel tehnilise delegaadina või Mihhail Lukertšenko on rahvusvahelise määrdefirma Swixi esindajana seal ametis, et tegelikult säärased persoonid, et kui eestlased on säärastel kohtadel, see tegelikult tõestab, et ikkagi Eesti on suusaspordi riik, sellepärast, et niisama sellistele kohtadele ei jõuta, et seal peab olema mingisugune laiem jõud taga, suvaliselt sinna ju ei jõuta. Ei jõuta ja tegelikult, kui sa hakkad nii lugema, siis Austria koondises valmistavad suuski ette meie mehed, Läti koondises, Soome koondises, USA koondises ja et tegelikult on ka ukse taga neid ju terve trobikond, et Urmas Värbe, Sergei Lopuhin praegu kusagil koondiste juures ei tööta, kes pikalt Venemaa koondise juures olid. Et selles suhtes eestlasi siin ikkagi leidub ja liiga, ütleme nii, et kui eesti keeles nalja teeb, peab ikkagi enne selja taha vaatama. Nii, aga sellega tõmbame Trondheimi juttudele joon alla ning väike paus ja siis juba kergejõustikus ise Euroopa meistrivõistlused Appeldornis. Ja hopsassa, oleme saabunud talvisest Trondheimist, kuigi meie stuudios oli lumi erinevalt Trondheimist, kus seda lund jagub ainult suusarajale. Igatahes oleme talvisest Trondheimist liikunud nüüd hoopis suvisemasse Hollandisse. Jarmoga eile Teamsis vesteldes ta kinnitas, et ilm on soe ja päikeseline, mis muidugi tekitab kadedust, nagu igas Eesti maalases kombeks. Aga Appeldornis täna õhtul algavad Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus, sisetingimuste meistrivõistlustega tegemist on ning kui Trondheimist medalit loota ei ole Eestil, siis Appeldornist Jarmo ikkagi on selge medaliplaaniga Eesti koondis või oleme ausad, Johannes Erm sinna on sõitnud, sellepärast, et Eesti koondisele otsa vaadates, siis ongi ju nii, et Johannes Erm mängib medalimängu, siis tuleb tükk tühja maad ja teised mängivad oma mängu, milles nad on väga tublid, aga ikkagi hoopis teistsugust mängu kui Johannes Erm. Nagu tavaks saanud, siis ütleme, et medali kohustus või koormus sinna mitmevõistluse peale jääb ja kuna Karel Tilga langes konkurentsist ära, siis Johannes Ermi õlul see koorem nüüd on ja kui nüüd vaadata seda stardiprotokolli natuke hinnates siin meeste esitusi, siis olgem ausad, et alla medali oleks ikkagi pettumus ja selles mõttes see medal tundub tõenäolisem kui mitte medal, aga pigem on ka niipidi, et pigem on see medal kahvatum kui et hõbe või kuld. Nii, üks on Sander Skottheim, kes äsja Tallinnas püstitas vägeva Euroopa rekordi, kes on ülejäänud Ermi peamised konkurendid. Ongi trio selgelt välja joonistunud. Sander Skottheim on, ütleks, suursoosik, tema järel paneks Simon Ehammeri valitsev sisemaailmameister, kes siis mullu võitis Glasgow's, kui Erm oli 3. ja Skottheim 2. ja siis tulebki Erm, et Skottheim ja Ehammer on isikliku rekordiga üle 6400 ja Erm on 6340, et Ehammer on sel siseajal korra teinud 7 võistlust, seal ta oli 6200 pluss
Johannes Ermi puhul on neid küsimärke natuke rohkem, üksikalad on olnud lubavad, aga samas ei tea, kas ta on päris rekordvormis. E-Hammeri see nii-öelda nüanss või vimka on ju see, et ta on ülikõva kaugushüppaja, et see ilmselt muudabki ta eelkõige väga heaks 7-võistlejaks ja mitte niivõrd kõvaks 10-võistlejaks, on vist nii? Ja põhimõtteliselt küll, et kui me nüüd natuke lähme veel rohkem ajas tagasi, siis Simon E-Hammer oli see mees ka, kes võitles 2023 Istanbulis ise EM-il pronksmedali eest, aga sai kaugushüppes 0, mis siis lõpuks avas ukse Risto Lillemetsale, kes pronksi ära nappas, et tal oleneb väga palju sellest kaugushüppest, et seal võib minna paarsada punkti kaotsi või siis kui sealt oma tulemus ära teeb, siis sealt ta läheb suht lepase reega edasi, et sealt ta saab reeglina hea emotsiooni ülesse ka. Ja 7-võistluses üldse, et ühe ala hind selles mõttes on ju kõrgem võrreldes 10-võistlusega, et võistlus koosnebki 7, mitte 10 komponendist. Järelikult ühel alal selge ebaõnnestumine võib tegelikult maksta kätte karmimalt kui 10-võistluses või mis punktispetsialist Juhkami, kes oskab kõike peast teatavasti kokku arvutada. No siin on raske sellele loogikale vastu vaielda, suhte tõenäosusteooriad, kõik osakaal on meil paigas. Aga mul on hea meel tegelikult, et Jarmo tõi selle Istanbuli EM-i korra mängu, sest et seesama, E-Hammer oli nagu üks, kes seal selle 0 sai ja võistlus lõpetas, aga tegelikult ju Michael Uibo, Kai Kasmirek, Dario Tester, Hans-Christian Hausenberg ja Makesson Kleti lisaks Simon E-Hammerile. Ehk siis 6 meest olid need, kes nii-öelda oma tulemust tehtud ei saanud, mis avas ka nagu Risto Lillemetsale selle ukse. Ehk siis nagu ikka me jõuame selle vana hea jutuni, et 10 võistlus või siis 7 võistlus pole läbi enne, kui see on läbi, et nii palju võib juhtuda ja neid muutuid on meeletult, sest olgem ausalt, kui 6 meest eest ära poleks kukkunud ja ei oleks Risto Lillemets, võib-olla Kleti tol hetkel ei olnud veel liigava mees, aga siis ta ei oleks seda pronksmedalit saanud, aga näe, uks avanes ja ma nüüd tahaks öelda, et nüüd juhtub samasugune stsenaarium korduks, aga isiklike rekordite võrdluses on Lillemets siiski nagu 7. Ehk siis sa ei saa päris välistada seda kõike, aga see juhttrio ikkagi meil on selgelt eraldunud Appeltorni puhul. Jarmo, Johannes Erm on senise sisehooaja jooksul pidanud teivast hüppama tossudes, sest et kannad on haiged. Kuidas praegu seis on, kas ta teivas hüppet saab normaalselt teha Appeltornis? Ja ma arvan, et ta siin viimastes trennides on saanud nagu selles mõttes normaalselt hüpata. Lihased, liigesed, kõik tunduvad korras, vähemalt mändujutu järgi. Selles mõttes pilgus saab üht-teist välja lugeda ja kõnemaneerist, et pigem ta seekord ei luiska ka, et eks mingid kangused asjad käivad ikka mitmevõistlejatega kaasas, aga jah, et ainuke, mis ta võib-olla natuke murelikuks tegi, oli nohu, mis tal on umbes nädal aega vaevanud, et kui oli Tallinnas EM-i eelne pressikonverents, ütles, et pärast seda nohu tuli, et ma ei tea, kas saab meid ajakirjanikke süüdistada või kedagi teist, aga igal juhul see nohu teda natuke ettevaatlikuks tegi, aga muus osas paistab kõik hästi, et nagu ta ise ütles ka siis, et tegelikult see Euroopa rekord 6484, kui ma ei eksi, ei ole mingi ületamatu tulemus, aga siis peaks kõik asjad õnnestuma ja selles mõttes selles osas, et ma neid kulla ootusi nagu liiga kõrgele ei seaks, aga see ei ole võimatu. Johannes Ermi võistlus reedel ja laupäeval, aga Appeltorni on sõitnud veel 8 Eesti kergejõustiklast. Kellel neist on kõige suuremad šansid, ütleme näiteks pääseda esikümnesse? On vist Karl-Erik Nazarov või Elisabeth Pihela, võib vist nii öelda? Ma arvan, et esmajärjekorras Nazarov, et kui tema teeb vähegi oma tulemuse ära, suudab natukene sellele enda mõne aasta tagusel isikliku rekordile lähemale jõuda, siis ta on tegelikult finaali mees ja see tähendaks siis kohta 8 parem hulgas, et seal ütleme 60 meetri sprindis iga sajandik maksab, et seal võib nagu minna väga selliseks tihedaks mänguks edasi. Jah, nüüd ütleme nii, et Pihela vaadates, kui ütleme vähe konkurentidel võrreldes sprinteritega näiteks on või jooksjatega, siis ta võiks justkui esikümnesse sihtida, aga seal oleneb jälle nüüd 1-2 kõrgus ületamisest mitmendal katsel võib-olla, et kui ta jääb sinna 1.88 peale pidama, mis tal on selle hooaja mark seni, siis ta sinna kõrgesse mängu ei sekku, aga vastasel juhul, kui ta seal sinna isikliku rekordi juurde 1.90, 1.91, 1.92 sinna kanti hüppab, siis see on tõenäoline. Jarmo, küsimus natukene sarnane ka sulle, mida ennist küsisin Talispordi all Karli käest, et mis on Eesti kergejõustiku tervis, kui me seda Appeltorni EM-ile otsa vaatame?
No meile natuke Postimehe veergudel seda lahkasin ka, et ütleme nii, et sisehooaja pealt on nagu üsna raske öelda, sellepärast et siin pool on natuke liialdatud, aga paljusid alasid ei tehta, näiteks heitealad, et seal on meil odaviskas näiteks suurimad küsimärgid Kedli tugi puhul suvel ja nii edasi, et Rasmus Mägi 400 meetrit tõkkejooks ja nii edasi, aga üldpilt on, ma arvan, ikkagi endiselt hea, et mitmevõistluse seisu kõik teavad, seal on valikut ja mehi võtta nii, et vähe ei ole. Samamoodi tegelikult ju naiste mitmevõistlused on nüüd Liisa-Maria Lusti ja Pipi-Lotta Enok esile kerkinud. Okei, nad kumbki EM-il ei osale erinevatel põhjustel, aga selles mõttes seal on ka ikkagi uued tuuled peale tulnud. Ja võib-olla, mis on kõige sellisem uuenduslikum, rõõmustavam, on see naiste sprindi pool, et meil on päris palju tublisid Eesti naissprinterid nii tõketega kui ka siledal distantsil. Okei, nad ei ole Euroopa tippmängus, aga see, et me oleme üldse kuskil seal esi 30, esi 20 piiri peal, et sellist olukorda pole olnud, et seal on meil on, ütleme, et 2-3 tõkkejooksjat, 3-4 sprinterit, et see pilt ei ole üldse mitte paha. Pluss siis muidugi kiidame kokku Rene Kronbergsi, kes meie keskmaad on siis au sisse taas tõstmas, et tema on 8 meetri jooksus uuele tasemele jõudnud. See on natukene nagu Eesti kelgutamine, mis on kuskilt jälle üles ärganud ja tekkinud, vaata, et keskmaa jooksus ka vahepeal nagu tundus, et ei olegi midagi. Ja just, et tuletan meelde, et Kronbergs on alles 20-aastane, samamoodi ka tegelikult Elisabeth Pihel on ju alles 20, et ta on käinud juba mitmel tiitlivõistlusel, aga juba tegelikult mingis mõttes kogenud kala, et meil, ütleme nii, et väga selliseid vanemaid tegijaid praegu ei olegi, et on kas parima seas või siis nooremad peale tulemas, et see justkui annaks optimismi, et eks meil siin suvehooajal on selliseid kitsaskohti ka, et traditsiooniliselt meeste odavise ja meeste kettaheide on päris õnnetusseisus, aga ärme nendest siis praegu räägi. Kaarel, ole hea, küsi ka nüüd Jarmo käest midagi kergejõustiku kohta. No küsima peab seda ka, et kui eufoorias üldse Appeltorn või üldse Euroopa kergejõustik üldsus sellest EM-ist on, sest et me teame, et seda valiku kohta tänavu peab tegema, oled sa kas EM-il või MM-il või üldse mitte, et kas see EM-i selles suhtes kohapealne eufooria, oled sa juba jõudnud seda midagi märgata ja kui palju see nagu tegelikult maailmas või Euroopas korda läheb? Praegu on raske hinnata, sest eile seal alles pandi telke ja asju püsti, aga see on selles mõttes natuke kummaline EM-i pidamise koht, et me räägime Appeltorni EM-ist, aga Appeltornis endas on ainult spordisaal. Kõik ajakirjanikud, sportlased, staff on põhimõtteliselt linnast väljas, sellepärast et linnas ei ole ühtegi normaalset hotelli või sellist pajutuskohta, et ilma liialdamata siin mina olen 1 ilmakaare peal, Delfi 2 ilmakaare peal, Õhtuleht 3. koha peal, sportlased 4. ilmakaare peal, et paarkümmend kilomeetrit kõik Appeltornist eemal, et kui sinna õhtul läheb mölluks juba see 4x400 segateate jooks tuleb Femke Polna rajal, et ma arvan, et siis see katus seal suhteliselt lendab pealt ära, sellepärast et Holland on kergejõustiku rahvas, aga sellist, ütleme, et ma ei tea, kas sellist kohapealset festivali meeleolu või midagi tekib, aga ütleme nii, et see velodroomiga siis nii-öelda ümbritsetud areen, kuhu mahu 5000 inimest on iga päev täis tulemas ja ütleme, selles mõttes areenil peaks melu igatahes kõva olema. Ma tahtsingi nüüd betooni ja parketi juurde liikuda nende higiste sporditeemade juurest ja kui sa enne saate salvestuse algust Jarmo mainisid, et kergejõustiku raja ja publiku vahele jääb veel velotrekk, siis lihtsalt tekib paratamatult minus küsimus, et kuidas tekitada sellises saalis atmosfääri. Sellepärast teades väga hästi, mis juhtub jalgpallistaadionitele, kui see kergejõustiku rada koos kaugushüppesektoritega on tribüüni ja mänguväljaku vahepeal, et see tunne ei ole sama. See tunne ei ole kaugeltki sama, kui ikkagi spetsiaalselt jalgpalli jaoks mõeldud võistlusareenil. Ehk et sa nüüd eile said seda areeni ju esimest korda ka silmitseda, et mis nagu mulje selles vallas jäi ja lisaküsimus ka, et mis värvi rada on, et praegu meie stuudios me näeme, on punane rada, suvel Pariisi olümpial oli violetne, mis värvi rada seal on? Selles mõttes ma eile areenil paraku käia ei saanud, aga rada peaks olema sinine, et ma täna lähen areeniga tutvuma, aga ma olen käinud ühe korra elus Panevežises, kus on sarnane areen velotrekiga nii-öelda ümbritsetud, et seal oli korvpalliväljakul, oli väike tribüün ümber, aga mina ostsin pileti velodroomi taha ja sealt see vaatamiskogemus oli muidugi kohutav, et mulle natuke tundub, et see saal on nagu veidi kompaktsem,
aga see, kuidas see melu seal nii-öelda lahti rulluma hakkab, see selgub töö käigus, et selles mõttes see on fakt ja, et ega ta nii kompaktne ja mõnus ja nii-öelda vahetu ei ole kui nii-öelda päris areenidel, aga eks see selgub, et ma arvan, et hollandlased häält oskavad teha ja 5000 inimest peaks päris kõva efekti tekitama. Aga millest nagu sportlased rääkisid, on see, et nemad ju suhtlevad ka võistluste ajal treeneritega, juhendajatega, küsivad seda abi, et nemad olid küll veidi mures, et kuidas see kontakt seal nagu tekib, et Lillemets ütles, et pigem peab seal lahendama selle asja nii-öelda viipekeelega, et kuulda ilmselt väga palju ei ole. Tulevad huvitavad Euroopa meistrivõistlused, nagu ikka sisetiitlivõistlustega, need on sellises turboformaadis. Täna alustatakse, pühapäevaks on kõik medalivõitjad selged, nagu öeldud, Eesti peamine fookus siis reedel ja laupäeval, kui kavas on meeste 7 võistlus, kus Johannes Erm püüab medalit. Aitäh, Karl, aitäh, Jarmo. Säärane oli pressisektori tänane saade, kus esimest korda tegime saadet niimoodi, et 3 osalist olid meil kõik erinevates riikides, kõik erinevates punktides. Korra me proovisime niimoodi, et mina ja Karl olime Otepääl ja Jarmo Tallinnas. Nüüd oleme teostanud tõelise rahvusvahelistumise, mille üle me oleme siin pressisektoris kahtlemata uhked. Olge meiega koos rõõmsad, vaadake sporti ning kohtume nädala pärast. Saadet toetab Pahv. Pressisektor.